Miks ai ei too sulle kliente, kui sul puudub müügisüsteem? Mul läks nädala aja jooksul katki kodus nii nõudepesumasin kui robottolmuimeja ja need justkui üsnagi sellised kodused tegevused, kodused abimehed, kogu see olukord õpetas mulle midagi väga olulist ettevõtluse kohta. Kui sinu müük sõltub praegu sinust, siis ainult sinust, siis see video aitab sul aru saada, miks ainult ai ei ole lahendus. Uus video, uus video, uus video. Nii, hakkame otsast pihta. miks ai ei too sulle kliente, kui sul puudub müügisüsteem? Eelmisel nädalal läks mul kodus katki kaks väga olulist kodumasinat. Nõudepesumasin ja robottolmuimeja. 5-liikmelisele ja 3 lapsega perele on see üsna suur lisakoormus, kui need masinad ei tööta. Aga ma sain sellest kogemusest väga olulise õppetunni ja ma sain aru, et see õppetund on väga tüüpiline ja tavapärane ka ettevõtjate hulgas, eriti naisettevõtjate hulgas. Ja see õpetas mulle midagi siis ka ettevõtluse kohta. Ja kui sina tunned, et sinu müük sõltub praegu ainult sinu üks-ühele panustatud ajast, siis see video siin aitab aru saada, miks ainult ai ei ole lahendus sinu nii-öelda müükide suurendamiseks ja mida siis tegelikult selle asemel teha, et mitte ainult ai-le lootma jääda, vaid kuidas siis ühendada aitan tegutsevatel naisettevõtjatel luua ja kasvatada oma veebikoolitusäri ja seda läbi süsteemide, strateegia ning fookuse. Ja kõige selle hulgas toetan ma just veebikoolitusäri siis ai süsteemidega. Ja loomulikult seda kõike selleks, et meie naisettevõtjad, sina saaksid kogeda suuremat ajalist ja rahalist vabadust. Tulles tagasi loo juurde, mis siis tegelikult juhtus? 2 kodumasinat läksid katki ehk et tegelikult nii-öelda minu selline näiliselt toimiv süsteem, no mingist osast ikkagi lagunes, on ju. Ja ei olnud me ei olnud ette valmistanud ka selleks, et meil on kohe need asjad võtta. Et selles mõttes oli üks probleem oli lahendatud, et laias laastus raha oli olemas. Raha on olemas, aga seda õiget nõudepesumasinat ei ole suutnud me veel välja valida ja robottolmuimeja on juba üle nädala aja remondis. Nii et ma sain aru seal rohkem kui tund aega nõusid pestes, et okei, mul on nüüd veel vähem aega perele, veel vähem aega iseenda heaolule ja veel vähem aega enda ärile. Mis tähendab seda, et kui mul oleks väga kriitiline praegu tohutult müüki teha, siis ma sain aru, et ma ei saa seda teha, sest et ei ole ju süsteemi. Ja kui sina tunned samamoodi, siis absoluutselt soovitan sul edasi kuulata. Ehk et ma sain aru, et midagi, mis nii-öelda minu kodus igapäevaselt toimis ja töötas minu eest, et kui sealt mingi osa läheb nii-öelda katki ja laguneb, siis tegelikult võib ka kogu süsteem kokku kukkuda. Ja vaadake, siin ongi, kui me toome selle nüüd ettevõtlusesse, siis siin ongi see koht, et seni, kuni sul on aega, sul on energiat, sul on motivatsiooni postitada, teha müüki, luua erinevaid tooteid, teenuseid, siis ongi kõik nagu korras ja sulle tundubki, et mu äri töötab, raha tuleb, noh, alati võiks rohkem tulla, on ju, aga laias laastus töötab. Ja kui nüüd juhtub see, et sina pead oma ärist eemal olema mõnda aega, siis võib juhtuda, et sa avastad, et sinu müügisüsteem tegelikult ei tööta.
ma toon sulle väga lihtsa näite. Näiteks ja tegelikult ka väga elulise näite, et näiteks sa oled toonud just turule ühe veebikoolituse või siis mis iganes tooteteenuse ja, ja sa müüd seda selles mõttes oodatust vähem. Aga sa otsustad, et sa alustad kursusega ja sa lähed edasi, aga sa olid arvestanud, et see olukord, et see nii-öelda koolitus annab sulle ka näiteks järgnevaks 3 kuuks sissetuleku. Ja tegelikult, kuna müüki tuli vähem, inimesi tuli vähem kursusele, siis sa saad aru, et sa pead tegelikult ka midagi muud vahepeal müüma selleks, et sa saaksid suvel lubada endale rohkem vaba aega, rohkem olla pereseltsis, rohkem olla lastega koos. Ja nüüd on see koht siis, kus sa samal ajal viid läbi kursust ja tegelikult pead juba mõtlema sellele, et okei, mis on see probleem, mida ma veel sihtkliendil saan lahendada ja mida siis klient soovib osta. Aga probleem on selles, et kui sa varasemalt ei ole tegelenud sellega, et sa tuled uue koolitusega turule ja sul ei ole nii-öelda piisaval hulgal seda klienti, kes sellest on huvitatud ja kes ka usaldavad sind, siis tõenäoliselt, ma ei taha küll ära sõnuda, aga elu näitab seda, et kui sa ikkagi, kui su müügisüsteem ei ole terviklik, siis tegelikult lihtsalt tulla järgmise tooteteenusega turule võib olla selles mõttes see, et sa ei saavuta soovitud tulemusi ja inimesed võib-olla isegi tunnevad selle vastu huvi, aga nad ei osta. Nad ei osta sellepärast, et sinu müügitsükkel, sinu müügisüsteem on olnud piisavalt lühike, et ta ei vii, eriti selles tänases ostukeskkonnas, ta lihtsalt ei vii nagu lõpuni. Ta ei osta, sest ta ei usalda veel sind. Ja siin on võib-olla hea koht tuuagi siis välja selle, et noh, ma räägin siin müügisüsteemist, et mis see müügisüsteem siis selles minu mõistes tähendab. Toimiv müügisüsteem on väga olulised elemendid. Üks elementidest on see, et sul on väga selge sihtrühm. Persona, sa tead väga täpselt, kes on see sihtklient, kes ta siis tegelikult on. Ei, need ei ole naised vanuses 20–60, vaid väga selge persona, kellel sa saad probleemi lahendada. Teine väga oluline komponent selles müügisüsteemis on see, et see on üks väga konkreetne probleem, mida sa lahendad. Ehk et see peab olema piisavalt valus, nii-öelda valus või piisavalt vajalik probleem selle sihtkliendi jaoks, et ta on valmis selle eest raha maksma. Sest vaadake, miks väga paljud veebikoolitusärid ka läbi kukuvad, ongi see, et see probleem, mida lahendatakse, ei ole selle sihtkliendi jaoks piisavalt valus ja nii-öelda eriti nagu tänases müügikeskkonnas selline ninnu-nännu, tilu-lilu või siis selline mittekonkreetne ja selge probleem, mida siis lahendatakse, mida siis proovitakse lahendada, ei ole inimestele eluliselt nii oluline ja või noh, sellele sinu sihtkliendile piisavalt oluline ja ta ei ole valmis selle eest praegu maksma, ta valib midagi muud. Ja seega probleem peab olema väga selge ja loomulikult mitte ainult sina ei pea probleemist aru saama, vaid sinu sihtklient peab sellest probleemist väga selgelt aru saama ja kuidas sina seda lahendust talle pakud. Ja seejärel alles hakkabki nii-öelda see loogiline teekond, et meil räägitakse sellisest nähtavusest hästi palju, aga kui me räägimegi müügisüsteemist, siis nähtavus ei ole lihtsalt nähtavus. Nähtavus ei ole lihtsalt see, et sa postitad 10 korda päevas sellist seosetut juttu ja muideks seda tehakse väga palju kahjuks, vaid nähtavust tõstad sa selleks, et just enda sihtkliendile silma paista ja järgmise sammuna siis tekitada enda sihtkliendis huvi selle teema vastu. Et ja seejärel, kui sa oled piisaval hulgal sihtkliendile tekitanud nii-öelda läinud nähtavaks neile,
tekitanud huvi, alles seejärel sa saad tekitada usaldust. nii et kogu sinu müügisüsteem on kogu aeg selle nähtavuse, huvi, usalduse peal. ja kui sellel kliendil on piisavalt suur usaldus sinu vastu, tal on piisavalt suur usaldus sinu selle meetodi vastu, sinu probleemi lahenduse vastu ja tal on piisavalt suur usaldus ka iseenda vastu, ehk et ta ise usaldab ennast piisavalt, et ta saab sellega hakkama. alles seejärel on ta valmis sinult ostma. ja tänases müügikeskkonnas on see ligi 20 nii-öelda kontakti, vähemalt 20 kokkupuutepunkti sinuga, mis tähendab seda, et see üks selline sisutu postitus ei vii või tegelikult ka kümmekond sisutut postitust, mis tegelikult sihtklienti ei aita, ei tekita temas huvi ja usaldust, ei vii ostuni. nii et ja see on nüüd see koht, mida sa pead tegema järjepidevalt. ehk et ei piisa ainult, et näiteks aprillikuus teen ja nüüd loodan, et seal juuni või juulikuus teen, ma ei tea, 5-kohalise käibega launch'i. ei käi niimoodi, ei piisa sellest, vaid see süsteem peab olema järjepidev ja absoluutselt mitte juhuslik, see peab lähtuma sinu äristrateegiast ja sinu eesmärkidest. seejärel valid sa fookuse, kuhu sa siis fookust paned, millele sa fookust paned ja alles seejärel tulevad süsteemid ja loomulikult tänases online äris on need absoluutselt ai süsteemid. Online äri on niivõrd muutunud viimase 3 kuuga drastiliselt 180 kraadi, et online äri ülesehitamine täna ilma ai süsteemideta on ma ei teagi, ma ei saa öelda katastroof, aga mina ei teeks seda. sellepärast, et see on väga riski ja seda mina ei soovita. ja siinkohal tahan öelda ka seda, et ai online äris ei võrdu ChatGPT. ChatGPT on väga hea tööriist, kui sa oskad seda kasutada, aga täna ikkagi see, kuhu me liigume, kui meil on turule tulnud täna Cloud ai ja kindlasti tuleb lähiajal turule veel teisi ise siis toimetatavaid, ma ei tea, kuidas eesti keeles korrektne on, selliseid ai agente ja üldse kogu seda süsteemi, mida on võimalik, müügisüsteemi ja üldse süsteemi, mida on võimalik sinna üles ehitada, siis seda ei ole varasemalt online äris olnud. ja kui sina täna veebikoolitusäris, inglise keeles siis online business'is ei tule sellega kaasa, siis ma usun, et siis ma kahtlustan, et poole aasta pärast on sul väga keeruline üldse enda veebikoolitustooteid, ükskõik mis teemal need on sul väga keeruline müüa. võib-olla müüd ühe koolituse ja teed seda väga edukalt, aga kui me räägime, et sa tahad päriselt veebikoolitusäri üles ehitada, siis ai süsteemid nii kogu sinu äris kui ka müügisüsteemides on täna hädavajalikud. ja sellepärast olen siis mina kui veebikoolitusäri mentor ja strateeg koos siis külalisjuht, turundusjuhi Piret Viherpuuga loonud siis sellise programmi 100 päevaga toimiv müügisüsteem ai agentidega. ja me ei õpeta seal lihtsalt sulle erinevaid ai tööriistu, mis on sellised, võta siit ja kasuta seda, vaid me ehitame päriselt sulle sinu müügisüsteemi. ja me ehitame selliselt, et mitte ai ei loo seda sinu eest, vaid sina pead ise väga selgelt aru saama enda sihtkliendist, enda eesmärkidest, enda äristrateegiast, siis tuleb ai sulle heaks abimeheks ja ta absoluutselt lihtsustab nii-öelda kogu sinu müügisüsteemi. kui sa kasutad täna ai-d selleks, et ta lihtsalt kirjutab sulle postitusi, siis see on lausa kuritegelik ja ma võin öelda, et veebikoolitusäris sellega täna kaugele ei jõua. sellepärast, et lihtsalt postituste kirjutamisega esiteks sa nii-öelda ei kasuta ära seda olemasolevat ressurssi, mis on neid võimalusi ja teiseks, et ta
kaob ära sinu unikaalsus, mille pärast inimesed üldse meieni tulevad, nii et mitte keegi ei taha täna turul näha neid vorbitud ai postitusi, vaid see, mida meie sulle õpetame selles programmis. ai müügisüsteemide, ai-ga loodud müügisüsteemide programmis me õpetame looma sulle siis müügisüsteemi samm-sammult selliselt, et säilib ka sinu unikaalsus ja sinu unikaalne brändikeel ja hääl. et on aru saada, et ahah, selle taga on ikkagi Mari-Liis või siis selle taga oled sina, sest sul on oma mingid kindlad viisid, kuidas sina inimesteni teed, kuidas sina asju jõuad kuidas sina siis nii-öelda räägid ja näiteks ka inimesi kursusele kutsud, nii et kirjuta. ma panen siia alla ka lingi, aga võid vabalt ka kirjutada mulle marilis@marilislupp.ee või siis mulle sotsiaalmeediakanalitesse ja, ja ma räägin sulle lähemalt, kuidas siis sul on võimalik tõesti 100 päevaga üles ehitada ai agentide abil toimiv müügisüsteem, mis tagab sulle nii-öelda selle puhvri turvalisusega sellel ajal, kui sina toimetad muude asjadega ja parasjagu just siin arvuti taga selle müügiga ei toimeta. aitäh sulle kuulamast ja ootan põnevusega sinu siis tagasisidet ja ootan sind ka kursusele. edukaid müüke.